Täiskasvanu on osa ettevalmistatud keskkonnast. Sageli on õpetaja see täiskasvanuga, kellega see väike laps veedab esimest korda pikemalt aega kodust eemal. Seega õpetaja peaks mõjuma sõbralikult ja laps peaks tundma ennast temaga turvaliselt ja kindlalt. Õpetaja on lapsele pidev eeskuju. Seega tuleks olla väga teadlik ka oma liigutustest. Need peaksid olema täpsed ja ettevaatlikud. Tema hääl peaks olema vaikne ja tema riietus sobiv ning meeldiv. Väga oluline on ka see, kuidas õpetaja ise keskkonnas esemeid käsitleb. Lastel on vastuvõtlik meel ja nad võtavad endasse ka kõige pisemad detailid, mida keskkonnas näha on. Ma võin tuua näiteid, et kas me kanname alati ühte eset korraga või me võtame hunniku esemeid. Kas me kanname näiteks klaasi 2 käega või siis me pistame ta kuskile sõrme otsa. Kuidas me taldrikuid hoiame, et kõike seda lapsed näevad ja võtavad osa endaks. Keskkonnas liikumine peaks olema rahulik ja kiirustamata. Õpetaja peaks riietuma ennast mugavalt, aga samas ka professionaalselt. Riideesemed ei peaks paljastama midagi, mis pole mõeldud paljastamiseks. Näiteks mõni avar dekoltee või siis püksid, et kui kummardades midagi paistab. Aluspesu nimetatakse aluspesuks ikkagi põhjusega ning seal pole midagi, mida lapsed nägema peaksid. Oluline on ka keskenduda oma küüntele. Et kui küüned on liiga pikad, siis võib-olla ka liiga teravad või liiga erksavärvilised, siis sellel ajal, kui õpetaja teeb lapsele esitlust, siis selle lapse tähelepanu läheb hoopis õpetaja küüntele, mitte sellele vahendile. Lisaks liiga pikad ja teravad küüned võivad kahjustada ka neid õrnu ja kalleid materjale. Ja mõnel välismaa Montessori koolis, ma tean, on isegi lepingusse sisse kirjutatud, milline peab olema küünte pikkus. Eesmärk on, mida iganes sa valid endale selga panna või oma välimusega teha, et see oleks meeldiv ja ei köidaks liigselt tähelepanu, vaid lastel oleks võimalik keskenduda ka sellele, mis seal keskkonnas on, nagu need vahendid ja tööd ja teised lapsed. Õpetaja peaks olema tähelepanelik ka muude asjade osas, mis võivad lapsi häirida. Näiteks lõhnad, et kas on liiga tugev parfüüm või sigarettide lõhn. Samuti võib olla ka liiga suure kiviga sõrmused, sest et kui sa hakkad lapsele midagi näitama, siis nad vaatavad, nii äge sõrmus ja ei keskendu üldse sellele, mida sa tahaksid tegelikult neile näidata. Õpetaja hääl on oluline, aga nagu ma eelpool mainisin, et see ei pea olema kuidagi sosinal, vaid täiesti normaalne vestlushääl. Kuid üks asja, mida kindlasti õpetaja teha ei tohiks, õpetaja ei tohiks karjuda. Suhtlused lapsega peaksid olema meeldivad, verbaalsed tegevused. Ja rühmaruum on osa täiesti tavalisest toimivast keskkonnast ning täiesti normaalne on, et seal toimuvad ka tavapärased vestlused. Maria Montessori ei mõelnud vaimse ettevalmistuse all mitte midagi religioosset. See on ikkagi midagi sellist, mis on spirituaalne, vaimne ehk iseenda sisse vaatamine. See on ka õpetaja suhtumine lapsesse. See vaimne ettevalmistus, see vaimne suhtumine on justkui vihmavari, mille alla koondub kõik muu. See mõjutab kõike seda, mida õpetaja teeb. See aitab õpetajal ennast ette valmistada, et näha seda last, seda väikest inimest, keda seal veel ei ole ja uskuda temasse. See aitab õpetajal järgida last ja tema huvisid ja tema sisemist jõudu.
Me oleme kõik inimesed ja mitte üldse täiuslikud. Meil kõigil on oma puudused. Mida rohkem õpetaja on teadlik omaenda puudustest, seda rohkem on tal võimalik teha koostööd ja nende iseendaga ja õppida nende puuduste kohta. Ja võib-olla leida ka viise, kuidas neid parandada ja täiendada. Õpetajal peab olema väga-väga sügav ja tugev usk lapsesse ja igasse lapsesse. Et vahel on nii raske, kui meil on need pahad lapsed rühmas, et näha seda last, keda tol hetkel, selle pahanduse hetkel seal näha pole. Aga sellel õpetajal peab olema väga-väga suur nagu vaimne võime seda teha. Õpetaja peaks suutma näha ka iga lapse ainulaadsust ja uskuma, et läbi siis selle ettevalmistatud keskkonnas töötamise, tema arenguliste vajaduste toetamise saab ka lapse puhul ilmneda täpselt need iseloomuomadused, mis temas ilmnema peavad. Ja lapse töö on mäng ja just kõik need asjad ilmnevadki, kui laps töötab. Õpetaja peab õppima aksepteerima last, mitte lapse käitumist. Seal on suur vahe. Ta peaks vaatama pinnast kaugemale. Õpetajal peaks olema kannatlikkust. Sellepärast, et areng võtab aega ja ta peakski nägema seda suuremat pilti. Mis sellest lapsest saab siis, kui ta sinna 6-7-aastaseks saab, 12-aastaseks saab ja nii edasi. Tal peab olema kannatlikkust oodata seda hetke. Samuti on inimlik, et mõni õpetaja eelistab ühte last teistele. Kuid see vaimne ettevalmistus, mida täiskasvanu, kes lastega töötab, peaks tegema, on see, et ta aksepteerib igat last, kes on tema hoole all, et ta püüab igal nagu maksimaalselt nii-öelda armastada seda igat last, kellega ta siis töötab. Õpetaja peaks loobuma ka igasugustest ideedest ja siltidest, et halb laps, hea laps, et ta tõesti peab nägema nagu kaugemale. Et kui õpetaja hakkab kuidagi sildistama lapsi, siis võib juhtuda see, et tal on justkui mingisugune objektiiv, läbi mille ta lapsi vaatab ja ta kaotab ära selle suure pildi. Ei pruugi üldse märgata, kes laps tegelikult on. Ta ei pruugi ka märgata, mis valdkonnas ja kuidas laps võib abi vajada. Maria Montessori kasutas 7 surmapatu metafoori, et juhtida tähelepanu võimalikele takistustele õpetaja ja lapse omavahelises suhtluses. Need 7 surmapattu, mida siis nimetati, olid edevus ehk uhkus, ahnus ehk ahnitsemine, iha ehk ebanormaalne või keelatud seksuaalne himu, kadedus, õgardlus, mida tavaliselt mõistetakse ka joomahimuna, raev ehk viha ja loidus. Erilist tähelepanu pööras ta viha ja uhkuse kombinatsioonile, mis võib väga tugevalt mõjutada õpetaja suhtumist oma õpilastesse ja oma töösse. Montessori soovitused siis õpetajale, et mida siis teha erinevates olukordades. Et mitte mingil juhul oma isiklikku frustratsiooni välja elada laste peale. Et kõik sellised olukorrad tuleks jätta ukse taha. Vajadusel võime tunnistada, et mul on vaja pausi, et mul on vaja aeg maha võtta. Ja oskus märgata ka seda oma kolleegide juures, et kui nendel on vaja aeg maha võtta, siis ka sekkuda ja öelda talle, et kuule, hei, mine istu natuke seal, hinga sisse ja välja. Samuti rõhutas ta, et kunagi ei tohiks õpetaja siis laste peale karjuda ega häält tõsta. Ja kui seda on siiski juhtunud, siis õpetaja peaks ka endale andestama. Et
iga päev on uus võimalus, et täna läks niimoodi, jah, homme ma proovin paremini. Õpetajal peaks olema ka austus laste ja ka lastevanemate suhtes, et mitte mingisugust keelepeksu ei tohiks olla. Alati tuleb uskuda seda, et vanemad tõesti püüavad anda endast parima, mida nad nende teadmistega, mis neil on, anda suudavad. Õpetaja peaks olema ka leebe iseenda ja siis selle keskkonna suhtes, et ta peaks olema nagu, et kui mul on pausi vaja, siis ta peaks seda tunnistama ja seda puhkust ja pausi võtma. See on vajalik ka selleks, et erinevaid situatsioone ja olukordi värske pilguga näha. Hea huumorimeel on ka oluline, et selliseid võib-olla keerulisi olukordi näha natukene huumoriga. Kuid hea õpetaja peab alati silmas seda, et ta ei naera mitte kunagi lapse üle, vaid kui see olukord juhtub, siis ta naerab lihtsalt koos lapsega. Samuti on väga kriitilise tähtsusega teadlikkus oma egost. Et lapsed ei ole siin keskkonnas meie jaoks, et kuidagi meie täitmata ego rahuldada, vaid meie täiskasvanuna õpetajal oleme ikkagi keskkonnas laste jaoks. Lisaks tuleks endale tunnistada, et õpetajad ongi erinevad ja täiesti okei, normaalne on see, et mõnikord mõni laps eelistab ühte õpetajat ja teine laps hoopis teist õpetajat. Et siin ei ole mitte midagi isiklikku. Kui neid põhimõtteid jälgida, siis on võimalik luua positiivne ja toetav õhkkond, mis on meeldiv nii õpilastele kui ka õpetajatele. Mis on siis õpetaja roll selles ettevalmistatud keskkonnas? Sama on ka lapsevanemal. Esiteks, ta on selle ettevalmistatud keskkonna hoidja. Teiseks, ta on dünaamiline link lapse ja keskkonna vahel. Et kui lapse arengulised vajadused muutuvad, arenevad, siis täiskasvanu, see õpetaja seal keskkonnas on see, kes muudab seda keskkonda vastavalt siis lapse arengulistele vajadustele. Kolmandaks, ta on vaatleja. Lapse vaatlusest natuke räägime ka, et mida silmas pidada, miks silmas pidada ja mida nende vaatlusandmetega teha. Kuid eelkõige on see ikkagi selleks, et nende andmete põhjal siis me saame keskkonda kohandada ja näeme, kuidas laps selles keskkonnas toimetab. Siis kui me õpetaja rolli võtame uuesti, siis ta on loomulikult lapsevanematega suhtleja, et kuidas lapsel lasteaias läheb, mis ta tegi koolis ja nii edasi. Ja kõige viimaseks 5. punktiks on see, et ta on ikkagi osa tervest meeskonnast, kes lastega töötab. Montessori õpetajaks saamine nõuab väga-väga suurt pühendumist. See nõuab sinult väga selget otsust ja väga suurt kindlameelsust, et sellele otsusele kindlaks jääda. On väga suur privileeg olla lastega sel ajal, kui nad kasvavad selleks, kelleks nad saama peavad. Tegelikult see on väga rõõmus teekond. Otsus Montessori õpetajaks saada ei peaks tulema kergelt. See on ikkagi elukutse, professionaal ning kui see valik teha, siis peab olema see valmisolek ka seda pedagoogikat jälgida ja seda siis ka võimalikult autentselt rakendada, et neid tulemusi ka päriselt näha. Kuid eelkõige lapsed väärivad täiskasvanuid, kes teavad, mida nad teevad. Olgu see siis lapse õpetaja või siis lapse vanem või vanavanem.